Täna saates katsetame eriti võimsat magnetit. 2700 kilogrammise tõmbejõuga magnet, mis isegi puu tõmbab juurde. Leiame harulduse sõrmuse. Sõrmus? Hõbesõrmus? Ei ole hõbes. Ei ole. Ja tutvume 1000 aastaid vanade leidudega. See on lapse käevõru. Hästi pisike. Ja see on siis lasest või millest? Jah. Tere õhtust, Aardekütid alustavad Kristjan ja Robin Tallinnas, Tornide ja merelinnas. Wow. Meri on kaudselt meie tänase saate teema ka, aga sellepärast, et me läheme nimelt mere taha ja me läheme Saaremaale. Saaremaa on koht, kust on tulnud maa seest välja erakordselt huvitavaid leide ja meie lähme vaatame, äkki tuleb isegi vee seest midagi välja. Saaremaa tervitas meid ilusa ilma ja mõõdukate tuulehoogudega, mis mandrimehele võivad tunduda pisut valjud, kuid ilmselt saarlasele liiga ei teeks. Esmalt võtsime suuna Orissaarde, kus saime katsetada oma uut magnetari varustust. Megacube. Sa võtsid Edgart tema ära, jah? Ära pikka teha. See on nüüd kõige võimsam, täiesti uus magnet. Hakkame kontrollima. Võttis sinu magneti, jah? Ei laenata autot, ei laenata naist, ei laenata magnetit. 3 asja, mida mees ei peaks välja laenama. Niimoodi. Uus viis, kuidas ämbrit kanda. Ma ei kujuta ette, mis leida võime. Ma pakun, et me saame mingisuguse ankru. Okei. Mereviini. Hopp, 1, 2, okei. Ja siis tuleb Kristjan, kuule, kes siit püüab väiksema asja, see peab terve päeva kontoris vääritud huultega ringi käima. Sinu minu vahel. Jätame kutid välja. Davai, tuletan meelde, et ma olen tõepoolest ainus inimene vist Eestis, kes ei ole kunagi õnge otsa kala saanud näiteks, kuigi ma ei tea, kui mitu korda ma olen õngega kala püüdnud. Ei ole seda õnnene. Eks näis, kuidas seekord õnnega on. Ivan on igal juhul lootusrikas. See on isegi näha selle vana sadama põhja. On jah? Ja, kus näed alla, seal on palkid need. Ja kohe andis vana sadamapõhi end ka Edgarti ulmetugeva magneti küljest tunda. Mingi suur miin või? Ei ole, on palun ei. Vaadake seda. Näete? Mis asi see? See on 2700 kilogrammise tõmbejõuga magnet, mis isegi puu tõmbab juurde. Mingi naela küll käi kinni vist. Ei tea. Kas läbi aja? Kurat, aga palju lubab oli. Tõmban aga tühja. Ma sain savi. Me saame oma keraamikaringi teha siin. Ossa, kui saiseb. Teine aare, pisikene konks. Näite, küll on põnev. See on nagu jott-täht. Nagu juhkental peaaegu. R on vaja veel. Mis tuleb. Jälle mingid malts ainult. Maltsakuhjad ütlesid, et aeg oleks magneti loopimiseks uus koht valida. Uue koha valikul on igal ühel oma teooria. Siin on need laevakesed jahid või kuidas nende kohta öelda, diletant nagu ma olen, siis pigem võib siia poole kukkuda midagi. Praegu on tee vaba, ma panen siia otsa siia. Kus peakad pannakse? Raudselt on mõni siit kaotanud oma Šveitsi kella või midagi sellist. Peakad tüpates. Vaata, mul on münt siin. Uued eurotsendid. Ongi? Raha leidmine on alati suur õnn ju. Ja. Saame nüüd poes käia. Saime rikkamaks. Tasus tulla? Ja. Mul ei ole jätkuvalt mitte midagi. Sendi poegagi ei ole. Mul on jälle üks münt. Siit muudku münt ja tuleb. Ma olen mündimees. Sul ongi ikka see 100-viske taktika praegu käsil. 2 senti on. Või see on suurem vist, see on juba 5 sendine või 2 näo. Ma ei tea, see on vist 2 sendine. No näed, 3 senti juba. Teenistus. Mitu münti ujudes kaotas midagi. Sul on eriti palju münte. See on 5 senti jah. Ja see on, ma arvan, üks jah.
Ma ju ütlesin, et keegi on siia oma Šveitsi kelle ära kaotanud, noh. Mis te arvate, maljad, et ma tulin nalja tegema siia? Ja ongi, nutikell. Päriselt, jah? Jah, päriselt tuli praegu. See magnetist ära rikkunud siis. Riisi sisse panema, äkki saab isegi tööle. See on jumala korralik asi, jah? Kuule, Robin, sul on huulepulk vaja valmis panna juba. Siin ma kaotan praegu selle, Kristjan. Tundub küll. Tundub nii, kulla sõber. Kiire magnetipüügi võitja sai selgeks ja nii oli aeg minna edasi järgmiste avastuste poole. Seiklused jätkuvad. Saaremaa on tuntud oma suurte ja huvitavate sõjaleidude poolest, sest lahingud on siin peetud ju muinasajast alates. Siinsamas Orissaares on sõjamuuseum, mis keskendub teise maailmasõja materjalile ja sedagi on Saaremaalt leitud ohtralt. Kusjuures relvade kõrval räägivad huvitavaid lugusid ka esemed, millest midagi välja ei tulistatud. Arvatavasti on tegu paadipõgeniku autoga. Ja legend, mis selle auto kohta käib, on siis see, et tõenäoliselt selle sama Mercedesega, siis see perekond, kes ära põgenes või siis isik, kes ära põgenes, sõitiski sinna vere äärde, peitis selle auto ära, ilmselt lootuses, et võib-olla kui seda läbi saab, et mine tea, kumb pool võidab, et võib-olla on mõtet Eestisse tagasi tulla, jättis selle auto kuskile Lepavõsse alles, läks paati, sõitis üle vee, aga ilmselgelt ta Eestisse tagasi enam ei tulnud, kuna 50-ndatel veel see auto oli seal alles, nii et paadipõgeniku Mercedes. Meie sõjanduse fanaatik Ivangi tunneb ennast selles muuseumis kui väike poiss kommipoes. Need olid toodetud Rootsis ja seda kasutati alates esimesest teise maailmasõja päevast. Need olid ju Poolas kasutusel niimoodi. 1. septembris poolakad kohtusid Saksa tankid kusagil Westerplatte koha peal, näiteks on Bofors. Kui ma ei eksi, siis 37 mm on kaliiber. Need on õhutõrje kahveid juba. Ma pean ütlema, et ma ei ole kunagi käinud sellises muuseumis, kus mind lastakse ruumidesse lahti, et käi vaata ringi ja siis alles natukene hiljem saab muuseumi peremehe ka kokku, nii et tere Margus lõpuks. Tere. Saaremaa sõjavaramuuseum, kui mitu aastakümmet sa oled siia nüüd oma elu panustanud, et selline asi kokku on saanud, nagu siin näha on? Ei, no eks viimane pingutus on niisugune, viimase 15 aasta töö, aga eks kola kokku kogutud on vaat siuke 30. Missugused põnevaid lugusid on maa seest välja tulnud sinu enda jaoks? Et minu jaoks on olnud ikkagi varasemal ajal ikkagi koostöö Saksa sõjaväe hooldeliiduga ja meie siis muinsuskaitsega, et me ikkagi teises maailmasõjas teadmata kadunuid oleme siuke ka ala 15-20 aastat ikkagi taga otsinud. Kõige huvitavam juhtum oli ikkagi see, kui me leidsime Vene uppunud sõduri, kelle siis Sineli jäänuste küljes oli 41. aastal Tallinnas loodud mereväe üksuse käise embleem. Vot ma ei mäleta täna nüüd, kas see oli noorem leitnant või leitnant. Nende leitnandi kraelõõkmete järgi arvati, et see oli nii väike üksus, et seal ei saanud olla rohkem kui üks leitnant. Ja siis arhiivides tunniti, vaadati ja imede ime, sama mees 45. aastal Kuramaal lahingute eest medal saab. Mis mõttes? Tundub ebareaalne. Ja uuriti edasi mees täiesti elus. Mismoodi see kõik võimalik saab olla? Sama jutt siin. Ja vot meestega, nende aegsede meestega ei ole lihtne. 41 olles siis Saaremaa lahingutes, nendel oli tehtud korralik peapesu või niisugune ajupesu, et ühesõnaga, kui te nagu ohvitserina sakslaste kätte vangi langete, et siis kindel see, et teid skalpeeritakse, lõigatakse jalad otsast ära ja ma ei tea, mis totrusi veel, eks. Ja siis ta kartis ohvena ennast vangi anda ja nüüd enda kõrval hukkunud siis noor sõduri selga pani oma sineli ja oma dokumendid ja võttis ära tema dokumendid ja siis sakslaste kätte vangi ta langes siis selle sama sõdurina.
Hukkunud sõduri nime all õnnestus leitnandil sakslaste vangist kuidagi põgeneda ning vale nime all sõdis ta edasi veel peaaegu terve aasta, kuniks keegi ta ära tundis. Muidugi järgnes sellele karm karistus ja pattude lunastamiseks rinde eesliinile saatmine. Leitnandil õnnestuski oma patud lunastada, tema auaste taastati ning sõjaõudused üle elanud mees rajas omale kodu Ukraina pealinnas Kiievis. Kui palju sa oled kuulnud sellist rumalat legendi Saaremaa ja sõjaleidude kohta? No, üks, mis mina ise olen kuulnud, ma ei tea, kas see on rumal või päris, ütle mulle ise, on see, et Karujärves on tank. On see reaalne või ei ole? Just nende legendide kohta ütlen ma nii palju, et sakslane jõud nii palju tanke ja lennukeid toota kui Eestimaa järvedes ja veres ja kurat neid kõiki on selles suhtes, et see on uskumatu valede jada. Ja need ikka lõpevad ikka sellega, et jälle, et minu vanaisa teadis meest, kes ise tanki tormi pealt umbes peakat hüppas kuskil soos. Aga küsimuse peale, miks su vanaisa soos pidi ujumas käima, ei oska keegi midagi. Et küsi lihtsaid ja loogilisi küsimusi ja siis lõpeb see legend ära. Just. Aga uskumatute sõjalugude kõrval pakub Saaremaa ka uskumatute aarete leidmise lugusid. Ühele suurele mündiaarde leidjale lähemegi järgmiseks külla. Tere tulemast tagasi! Aardekütid on seekord Saaremaal, kus leiab põnevaid leide maa seest ja vee alt. Tervist, sõbrad! No nii, jõudsime nüüd ühte kohta ja see koht on eriline selle poolest, et siit taluvoovilt leiti kõige värskem mündiaare Saaremaal. Taustaks nii palju veel, et see 12. sajandist on pärit väidetavalt siis vana maja vundamendi seest tuli välja. Aha. Ja siis mees hakkas ehitama uut maja, ta ise ka hobidetektorist on. Huvitav muka kokkusattumus, et detektoristi maja all on mingi ütlesid korraks jackpot. See on paras puent küll, jah, et tuhninud aastaid eks mööda Saaremaad ringi, aga kuidagi nii ta tuli. Siin on jah, sellest nii-öelda leiu ajastust ilmselt mingi elamine polnud, vähemalt arheoloogi esialgsel hinnangul. Siin selle sama maja vundamendi all on veel suurem massiivsetest kividest vundament, mis viitab veel mingile vahepealsele elupaigale. Võib-olla selle sama ehituse käigus ka need mündid laiali aeteks. Ja nüüd on siis see maja, eks juba mõnda aega. Et tundub, et elu on siin käinud juba 1000 aastat. Mis meie jaoks eriti tore on see, et siin see maja peremees tuleb välja ei ole ihne, vaid lubas ka meil detektorid käima panna, nii et me saame siin piksutada seda hoovi välja, sest nagu öeldakse, kus on, sinna tuleb juurde. Mine tea, äkki leiame ühe mündiaarde veel. Hakkame siis tiimideks ennast. Ja mõtlesime, et täna äkki natukene nagu, nii-öelda segaks kaarte, et muidu oleme olnud tavaliselt mina Ivan on ju, ja sina Edgart, aga täna nagu swingime nagu partnerite mõttes natukene ja olen siis oma uue poisiga koos ja siis mööda Ivaniga ja... Aga põhilised asjad, labidas loomulikult, minu tähtis ülesanne on seda labidat tassida, sest et sina oled see mees, kes need varandused välja võtsid. Mina siis maitsen maitsvat jooki ja kuulan linnulaulu. Nii, mis numbriga see hõve meil vastu hüüdma hakkab? Umbes 88 kuni 95. Erinevaid usse ja vaklasid on päris palju. Vaatana, esimene reaktsioon. Oi, münt, Jeesus. Aga ei. Mingisugune kork. Kuradi pettumus. Elektrijuhe. Lülitiga. Kas see on ka kuskilt sealt viikingi ajast? Väga võimalik, jah? Võib, jah? Mõned inimesed räägivad, et enne meid oli tsivilisatsioon veel, jah? Neil oli oma tuumaenergia. Edgard, kuule. Kui me oleks osanud märke lugeda, siis me oleks tegelikult teadnud, et siin pole midagi, sest siin on vaata seina peal ka. No one is here. Midagi. Jah, siit või? Jah. See. Näe. Sõrmus. Hõve sõrmus. Ei ole. Ei ole? Jah, see on pronkssõrmus. Jah, see on pronks. Ai,
Tuleb parandust? Tuleb ikka. Selline pronkssõrmus. Vaata, kui ilus kuvitis on seal. Jaa. See on vist linnuke. Oota, las ma vaata. See on vist 60 või 70 sajand. Jah. Ongi nii, jah? Jah, niimoodi ja peabki olema. 16-17 sajand või? Täpselt. Sellepärast, et sellised kuvitised selle ringi pealt oli tehtud just enne 18 sajandit. Ossa, poiss. Kui vaadake, lind lendab seal. Ossa, ongi, ilus. Kellega sõmus? Mis sa mõtlesid? Selline leid lisas otsimiseks kõvasti indu. Kristjan aga tegi vahepeal kiire põike Muhumaale, kus muinsuskaitse arheoloogid said iidset mäla matmispaika uurides kinnitust, et ka mõnikümmend aastat tagasi arheoloogide poolt läbi kaevatud paigad tasub uuesti üle käia, sest praegused oskused ja otsinguvahendid on varasematest palju tõhusamad. Seda kalmet kaevati esimest korda 1984 Vello Lõugase poolt ja tol ajal oli siin peal suur kuhikive veel, et kohalik maaomanik veel mäletas meile sellest rääkida. Ja kui nemad olid oma kaevamised siin lõpetanud, siis mina hakkasin seda materjali läbi vaatama, et 80-ndatest ei olnud seda materjali tegelikult keegi vaadanud. Seisiski riiulites see nagu seisis, jah. Ja siis ma hakkasin seda läbi vaatama ja küll nagu eelrooma rauaaegsed kalmed on suhteliselt leiuvaesed, tundus seda materjali olevat liiga vähe, mis tõttu siis tuli siia kaevama tulla, et selliseid uuesti kaevamisi tehakse päris tihti nüüd viimasel ajal, sellepärast, et tol ajal 80-ndatel, kui kaevati, siis ei kasutatud söelu. Et siin on näha see kuhi, mis me nagu läbi söelusime, kõik oli esialgu seal. See sama kõik või? Ja kogu see materjal on siis meie poolt nagu läbi söelutud. Aha. Ja mis siis välja tuligi, oli see, et kui esialgu on kogu siit kalme pealt kokku 4 karpi leidu, siis meie leidsime umbes 6 karpi juurde ainult söölumisega. Ja teine kuhi on veel söölumata. Uuest uurimisest tuli välja väga põnevat materjali, mis annab aimu iidsete matmiskommete kui ka 2000 aasta taguse elu kohta. Väga tähtis leiuliik, minu lemmik on keraamika. See on pealt näha täiesti tavaline liivakivi ju. Aga seda küll, aga ta ei ole, ta on hoopis toredam. See on selline nagu välja ulatuva äärega. Ja poti väline äär, et siit läheb kuidagi siis ilmselt see ring ja siis tuleb kuidagi see pott alla. Just niimoodi. Fantaasia hakkas kohe elama. Et mis see ka veidi aitab, kui vaadata kogu seda materjali koos, siis on võimalik analüüsida, et kui palju erinevaid potte oli, kus need killud asetsevad kalmes. Et see annab meile aimu ka nendest rituaalidest, mida nad võisid siin võib-olla läbi viia. Et me kasutasime siin ka detektoreid, et üldse esmalt, kui me siia tulime, siis see oli kõik sammaldunud ja väga nagu aru ei saanud enam, et kus mis on. Ja siis me esmalt käisime selle otsinguvahendiga üle, et aru saada, et kas siin on äkki metallleide. Ja mis on hästi huvitav on see, et me leidsime siit samast karjase keppnõela osad, mis on siis väga eelrooma rauaaja tüüpiline leid ja Vello Lõugase kunagiste andmete järgi, mida ei ole just palju, ei ole siit siseriigist ühtegi teist metalliaset leitud. See on siis kõige parem eksemplar, mis me siit leidsime. Nii. Et tal on siin otsas ka selline nagu, muidu ta on rauast ja siin on vasest mingisugune nagu hoid ja see võis olla keti või mis iganes osa on. Ja mis tema teeb eriliseks ongi see, et siin on vars on küll puudu, aga üldiselt ongi, et see ots on pööratud niimoodi nagu hästi kaugele tagasi, et ta on hästi suur. Mis sellega peale hakati või kus seda kanti on? Seda kantsid nii mehed kui naised tõenäoliselt ja et nagu riideid kinni hoida ja mingid asju peal või kaunistuseks, et need olid väga-väga populaarsed enne, kui tulid sõled ja kui tulid sõled, siis nad vaikselt hakkasid nagu kaduma. Sõle eelkäija? Põhimõtteliselt võib nii öelda. Ma näitan ka sellist asja, see on lihtsalt hästi, ma ei ole ennem sükest asja leidnud, see on ikka armas, see on lapse käevõru. Hästi pisike. Ja see on siis vasest või millest? Ja, asesulamist. See on ka siit kalmest. Ja nii väike käsi võiski olla või? Nii väike käsi, see on siis ikka päris pisike see lapse oma. See on natuke kurb, aga samas väga põnev. Jääme siis ootama, mida põnevat mälakalmete uutest avastustest järeldatakse ning mida kõik need leiud võivad rääkida muistsete muhulaste kohta. Meie Saaremaa seiklused said aga järje Tallinnas. Kristjani leitud nutikell käis kuivatusest läbi ja seejärel õnnestus meil tuvastada isik, kellele kell kuulub. Otse loomulikult andsime kaotatud kella ka omanikule tagasi. Nüüd aga läheme külla antiigiaupmees Andrile, et teada saada oma teise hinnalise leiu väärtus. Rõõm näha jälle. Tere tulemast, Viru tänava. Tervist. Alustame äkki sellest. See tuli meil Saaremaatest Sandi käigus välja.
Tore, nii, võtame korra. Vara uusaegne talupoja pitsat sõrmus. Mis asi on pitsat sõrmus? Päriselt kuskil palju mingi ei, tähendab, et talupojad kindlasti ei kasutanud seda pitsati panemiseks, vaid lihtsalt ta on stiil selline. Tüüpiliselt tehti seda messingust, ta on ka piisavalt oksudeerinud. Miks messingust, sest messing on natukene pehmem kui pronks. Siin peal on stiliseeritud niisugune fantaasialind. See on nagu fantaasialind. See oli seda ei õnne või? Väga palju levinud, muidugi rohkem oli ta millegi pärast levinud siin Ida-Eestis ja ütleme Virumaal, Tartumaal, Saaremaalt on need leitud suhteliselt vähe. Siis on järelikult haruldane. Kui ta sõrmus oleks niimoodi ilusti sõrmuse kujuga, teda võib ju natukene isegi restaureerida, siis siukse sõrmusest vabalt 50-100 eurot. Mul on ka neid selliseid sõrmuseid olnud, mis on siin Eestist leitud. Nii et ilus asi, mulle meeldib. Väga tore. Tõesti ilus. Kuule, aga väike tähistamine vahepeal äkki või? Korralikult laksu teha.